teist aastat järjest Eesti meister, et mis tunne on? No kindlasti väga hea tunne, et Eesti meistriks on ikkagi väga vägev tunne tulla. Et nüüd tulin teist korda MX1 klassisse, et natuke oli see etapp õnne ka, et Matis Karra vigastas endast ära, et andis mulle lootuse tulla Eesti meistriks ja sellega ma sain hakkama. No, sul oli tegelikult ju päris raske hooaeg, et sa alustasid ju tegelikult Eesti meistrivõistlused ju tegelikult ju võistledes 2 klassis, et kas füüsise peal hakkas ka? No esialgne plaan oli hea 2 klassi, aga ütleme, et ei jõua lõpuks ikka ära kesta, et esimese vooru teed nagu ilusti ära, aga teine sõit on juba raskus, et ühe mootorite pealt teise peal hüpata ei ole ka kerge, et väsid. No nüüd Jörgen Mattias just rääkis Itaaliast, et sul on samamoodi vist vaikselt mõtted juba Itaalia maal. No jah, et 31. oktoober peaks olema mul esimene etapp ja siis sealt nädal edasi, et vaatame, mis siin üldse saab koroona asjadega ja kõige sellega, et kui toimub, siis tuleb minna, et nii kaua pean toonust ikkagi üleval hoidma ja ei saa lõisaks lasta ennast. No praegu on 12. september ja oktoobri lõpus on etapp, et kuidas sa oma moti üleval hoiad? No ütleme, et päris keeruline ikkagi, et Eestis hakkavad ka vaikselt võistlust ära lõppema. Üritan sõita siin nii palju kui võimalik, et mis sõidud jäänud on, et mingigi motivatsioon oleks ja siis lihtsalt hakkab tuim raiumine ja üritan ikkagi anda Itaalias hea lahingu, kui toimub. No hetkel on niimoodi, et Eestis on nüüd järgmine nädal veel sõita, siis on mõni nädal hiljem on Narvas. Kas Soomes on ka veel mõni võistluse võimalik sõita? Ei, Soomes on kahjuks homme juba viimane etapp, et kohalikke etappe ma ei plaani seal kindlasti sõita, et kui oli meistrivõistlustel plaan osa võtta, aga see on homme ära ja kahjuks ei toimu seal ka rohkem midagi. Ühesõnaga, sa pead Eestis nüüd järgmine top 200 etappidel oma vormi üleval hoidma? Jah, ütleme nii, et Eestis pean ikkagi enda vormi üleval hoidma ja siis eks kui on kindel, et toimub, et siis läheme natukene varem, üritame ikkagi Itaaliasse, et kõva rada saaks testida. Et nagu näha, alati on mul natuke kõvaradadega suuremad probleemid kui liivaradadega, aga hoian masti üleval ja annan parima. No, sa mainisid, et kõvaradadega on probleeme, et kus kohas ütleme eestlastel see kõvaraja probleem tekib ja milles kõige rohkem? Ma ei oska nagu teiste seisukohalt rääkida, aga eks mul on alati olnud see suureks probleemiks sooned ja suured mäed, et Eestis meil ei ole mägesid ja see pinnas on ikkagi ka selline kõva, ja nad panevad sinna vett peale, mis läheb hästi libedaks, et see on ka nagu omaette kunst, et seda tuleb osata sõita väga, et mujal maailmas vaatad, siis päris palju radu ongi sellised. No loodame, et sul nüüd see, et Eesti treeningud ja siis Itaalias läheb hästi ja see Euroopa meistritiitel toob koju. No eks ise loodan sama ja vaatame, mis elu toob. Aitäh sulle! Jah, palun, tänud!